Mida te arvate läbirääkimise valikkursusest? Väga hästi arvan, ma arvan, et see on oluline oskus inimese elus ja mul on ainult kahju, et nii vähed seda saavad. Läbirääkimise kunst, see hõlmab endas nii palju selliseid üksikuid suhtlemisoskuse printsiipe, empaatiavõimet, kuulamisoskust ja nii edasi, et seda on minu meelest vaja kasutada igal pool, et see ja olenemata east. Inimesel läheb seda läbirääkimisoskust niivõrd vaja igapäevases elus. Jutt ei ole ainult mingist töisest elust, jutt on ka igapäevasest elust. Me just arutasime, et kus on läbirääkimisi vaja. Kõiksugu läbirääkimisi on elus tulnud pidada nii pealikega kui alamatega, aga lõpuks on ju tegelikult isegi oma koeraga pead läbirääkimisi pidama. Nii et sisuliselt kogu suhtlus on ühel või teisel viisil läbirääkimist, nii et selles mõttes selliste metodite tundmine ja selle omandamine on väga teretulnud oskus elu jaoks. Nii et soovin, et noortel seda oskust jätkuks. Mida te arvate läbirääkimistest? Kas on vajalik oskus tänapäeval? Kindlasti on vajalik. Ma arvan, et mida aeg edasi, seda rohkem vajalikum. Et ükski asi ei ole ju otseselt kivisse raiutud. Isegi seadused on erinevalt tõlgendatavad. Kuidas te arvate, et teil läks? Suhteliselt hästi läks, et me jõudsime ühisele tulemusele. Tänasest ma õppisin, et peab austama kindlasti teist poolt. Kui raske oli antud üritus teie jaoks 10 palli skaalal? Minu puhul ei olnud ta väga raske, aga ma sain väga vähe rääkida. Ja kui ma sinna laua taha istusin, siis tekkis väike hirm sisse, et enne laua taha istumist mul ei olnud sellist hirmu. Aga kui ma sinna istusin, siis kohe lõi südame lööma ja